Aga tere tulemast kõigile, kes meiega praegu ühinevad. Me jätkame meie ülekandeid Tallinna Loomaaiast ja täna me oleme teiega Keskkonnahariduskeskuses, sest me kartsime, et tuleb lumetorm natukene. Aga siis mina olen Darja ja täna me räägime teiega valgetups marmosettidest. Ja ma kohe suunan kaamerat juba aediku poole, sest siin minu kolleeg paneb just loomadele toitu välja. Et nagu näete, siis alguses ta pani neile kommikarpi. Me ütlesime ju teile, et tehke endale teed või kohvi ja siis siin on üks kindermuna ja siis mõlemas on jahuussid. Ja nagu näete, siis meie suurepärased valgetupsud, nagu neid kutsutakse loomaaias, siis nemad on juba täitsa valmis sööma, aga nad on ettevaatlikud loomad. Ja tegelikult looduses nad enamasti toituvad puu otsas, sest ronivad nad paremini, kui nad jooksevad. Nii et väga ettevaatlikult, näete, sealt vaadatakse ka meid. Aga üks kõige vapram, no nüüd ta hakkab uurima, et mis karp see on siis selline. Kui oleks neile neid jahuussikesi lihtsalt niisama välja pandud, siis no kindlasti neil oleks hea meel, sest see on ju toit. Aga kui panna toitu kuhugi kas või natukene peitu, nagu siia karpi sisse, siis see on ju märkselt põnevam. Ja siis ta vaatabki, et mis värk selle karbiga on. Valgetupsud, nagu nad on marmosetid. Marmosetid on küünisahvilised ja nad kõik elavad Lõuna-Ameerikas. Ehk siis enamasti niiskes vihmametsas. Ja seal on nii, et igas tumedas nurgakeses võib leida toitu, aga samas võib leida ka mingid vastikud elukad, kes sind vastu hammustab. Nii et kõik sellised primaadid teavad, et oma käed ei tohiks kuhugi niisama sisse pista, vaid on vaja ennem välja uurida, et see ikka ohutu oleks. Ma natukene siin liigun, sest üks teine ahv. Ei, näete, ta natukene nuusutas seda kinderit, aga ikkagi otsustas minna üles. Ja kui siin üks elukas tegutseb põrandal, näete, hakkas sööma ja siis kohe kõik teised jooksevad ka kohale, sest on justkui tõestatud, et see on turvaline ja maitsev. Te võite proovida ka meelde jätta endale, et kummas marmosette on juba karbi juures käinud, ehk nad ei ole kõik absoluutselt ühtemoodi näoga, aga kokku ma ütlen teile, et neid on siin 5 isendit. Nom.
ja nagu näete, siis söömise ajal vaatavad ka ringi, sest nad ongi sellised väga ettevaatlikud semukesed, kindlasti väga uudishimulikud, aga samas ka väga ettevaatlikud. See on küll väga huvitav. Ma ütlesin teile, et need on siin 5 isendid ja te võite ka kokku lugeda, et näete 5 tükki. Aga kes siin on? Et ikkagi on 6. Loodetavasti see 6. marmosett on ainult mulle üllatuseks. No kindlasti talid teavad, et tema on siin. Minu poole ei pöörata kohe nii palju tähelepanu, sest ma ei näe putuka moodi välja. Kas on teil kuulda nende hääletsusi? Ma ei tea, kas see on... Kas ei ole siis kuulda? Pange pöödlad üles, kui te kuulate, kuidas nemad räägivad. Tore, väga hea. Võt siis selline heli, mis te praegu kuulsite, selline väga kire nagu, siis see tähendas, et tundub, et nad ei saanud väga hästi jagada seal ussikest. Ja siis üks varastas seda usikest teise käest ja siis neil oli seal väike võidujooks seal, et kes siis paneb selle ussikesega plehku. Et nagu ma ütlesin, siis valgetups marmosetid, nad elavad vihmametsas ja elu vihmametsas on selline, et seal on hästi palju taimi. Nii et nagu siin on meil ühes aediku nurgas, kohe ma natukene tõstan seda kaamerat, näete, nagu siin näiteks. Ja kui te pidevalt elate sellises taimestikus, siis teil ei olegi oma sugulasi nii hästi näha. Mis tähendab, et kui te soovite nendega suhelda, siis te ei tee seda nii palju visuaalselt kui heli abil. Mis tähendab, et marmosettidel just kuulmine on väga hästi arenenud ja te võite seda näha ka ise, sest võt need valged tupsud, mis neil peas on, tupsu sees on väga suur kõrv. Üks siin demonstreerib, just näete. See on kõik üks väga suur kõrv. Ja ka nende kõne. Ja ma isegi kutsun seda kõneks ja mitte pelgalt hääletsusteks. See kõne on samuti väga hästi arenenud. Ja täiesti, Maria, nad meenutavad Albert Einsteini, aga ma pean ütlema, et meie loomaaias on olemas üks teine küünisahviline, kes on Einsteiniga veelgi rohkem ühte nägu ja see on siis Pinche Tamariin. Nende juurde me kahjuks ei saa minna nende ülekannetega, sest nad on troopikamajas. Aga kui me juba räägime sellest, et kas me oleme nendega ühte nägu või mitte, siis võib küll tunduda, et nad ei ole meiega eriti sarnased. Aga kui näiteks võrrelda meid marmosette ja leemureid, siis marmosettidega me oleme lähimad sugulased. Ja te võite seda nagu
katsuda praegu ka omas kodus. Nii et nüüd kõik palun katsuge oma nina. Ei, ma ikka ütlen, et kõik katsuge oma nina. Kui te ei katsu oma nina praegu, siis mina saan teada ja väga pahandan. Noh, kas katsute oma nina? Väga tore, et kui teie nina on kuiv, siis palju õnne. Te olete kuiva nina ahviline, nagu ka need marmosetid. Aga kui teie nina ots on natuke märg või niiske, siis rääkige oma perearstiga. Võib-olla te olete leemur. Aga selle vastu leiab ka ravimid, kui te leemur olete. Küll aga ei ole me täiesti nendega samasugused. Ja meie näiteks oleme nii-öelda vana maailma ahvid, aga marmosetid on uue maailma ahvid. Ja siis, mis see uus maailm on, see ei ole päris see ala Kristiine ja kesklinna vahel, vaid see on Kesk- ja Lõuna-Ameerika. Ja asi on selles, et miljoneid aastaid tagasi ahviliste esivanemad, nad tekkisid evolutsiooni käigus Aafrikas ja siis Aafrikast nad läksid rändama. Ja mõned sellised rändajad jõudsidki Lõuna-Ameerikasse. Me ei tea veel päriselt, kuidas see neil õnnestus. Mõned arvavad, et võib-olla nad ujusid mõne puutükki peal. Aga point on see, et nad jõudsid siis Lõuna-Ameerikasse. Aga siis see Lõuna-Ameerika ja Põhja-Ameerika ei olnud ühendatud. Kohe ma näitan teile korraks kaarti, mis on meil siin. Näete, et hetkel siin pool see Põhja-Ameerika ja Lõuna-Ameerika on ühendatud, aga see juhtus umbes 3 miljonit aastat tagasi. Aga enne seda päris tükk aega, need olid 2 täiesti eraldi maa osa. Mis tähendab, et need ahvid, kes rändasid Lõuna-Ameerikasse Aafrikast, siis pikka aega nad chillisid seal täitsa omapäi ja kujunesid välja erilisteks loomadeks. Ja kuidas teie teate, et teie marmoset ei ole, sest tõepoolest, kuidas te saate kindel olla? Siis te võite näiteks panna oma käsi paralleelselt ninale silma alla, niimoodi, et teie pihu on suunatud nina poole ja siis hingake välja. Ja kui teie välja hingatud õhk ei lähe otse teie käe suunas, siis see tähendab, et teie ninasõrmed on suunatud alampoole. Nii et palju õnne, te olete vana maailma ahv. Aga kui teie ninasõrmed on suunatud küljele, siis tõepoolest te olete uue maailma ahv. Ja ma väga teid kadestan, sest kui te olete uue maailma ahv, siis võib-olla teil on haarsaba. Kahjuks vana maailma ahvidel haarsaba ei ole, väga paljudel üldse saba ei ole. Küll aga inimesel võib saba kasvada. Minu ema tundis kunagi üht meest, kes kukkus redelist alla ja siis ta lõi oma sabaluud vastu maad ja see löög oli nii tugev, et tal päriselt hakkaski saba kasvama
see ei kasvanud eriti suur või ilus, oligi selline paljas suur varvas, mis kasvas seal, kus ei peaks midagi kasvama, ja siis nad pidid seda laseriga eemaldama haiglas. Küll aga vana maailma ahvidel on istmikumõhnad. Kui te olete praegu kodutöötamises, siis võib-olla teil istumisest samuti istmikumõhnad juba välja kujunemas. Selleks, et seda ei oleks, võite lihtsalt liikuda natukene rohkem ja siis ei ole hullu midagi. Hea kuulda, et olete vana maailma ahmarja. Mitte, et see oleks halb kuulda, kui te ei oleks vana maailma ahv. Mulle meeldivad kõik ahvid, aga mul on lihtsalt hea meel, et nüüd te seda teate. Tundub, et see karp on täitsa tühi. Ja näete, kõik ahvikesed on siin üleval. Ja tundub, et see kindermuna osutus nende jaoks natuke liiga keeruliseks väljakutseks, aga kindlasti nad tulevad sinna tagasi, sest nad söövad päris palju. Jah. Võt niimoodi saab tagajalaga teha, kui teil sügeleb midagi. Aga tundub, et nad on praegu päris vaiksed. Et mõnikord need valgetupsud on niivõrd jutukad, et neid on kuulda isegi laste loomaaias, mis meil asub küll selle hariduskeskuse teises otsas. Ja siis marmosettidel on väga palju erinevaid hääletsusi. Ja igal hääletsusel on oma eesmärk. Kohe ma püüan siin niimoodi sihida oma kaameraga, et ei näeks seda peegeldust. Väga palju. Okei. Vähemalt tundub, et mind on hetkel omaks võetud, sest nad ei närvitse ja nad ei ole veel ühtegi korra mulle oma peput näidanud. Kui te olete marmoseti ees ja ta järsult pöörab teile selga, tõstab saba ülesse ja näitab teile oma imeilusad paljad kannikad, siis võib-olla ta isegi natukene pissib teie suunas. Siis see küll tähendab, et te tegite midagi, mis talle ei meeldinud ja siis ta otsustas teid hoiatada, et see on tema territoorium. Vaat see on huvitav. Midagi nad ikkagi siis nägid, mis neile ei meeldinud. Võib-olla minu jutt ei ole enam neile huvitav, siis ma palun vabandust marmosettide ees, aga see oligi selline hoiatav siis hüüe. Ja kohe opsti on, sinna ülesse. Kohe ma sihin. Näete, 2 saba ripuvad justkui lambi otsast. See on siis 2 marmosetti, kes päevituvad. Et kuna marmosetid elavad soojas kliimas, mis tegelikult ei pea alati väga niiske olema, nad saavad päris hästi hakkama ka kuivades, aga kindlasti soojades metsades, siis kui
neid hoitakse tehistingimustes, siis on väga tähtis anda neile piisavas koguses selliseid suuri lampe, mis annavad siis pigem soojust kui valgust. Ja siis on olemas isegi üks punalamp, aga hetkel see on välja lülitatud. Te näete, et see punalamp on siis seal selle redeli kohal. Aga see on tõesti üks väga kuum selline allikas. Ja tõesti paljud nende, mõned nende hääletused on viled, ekraan, aga mõned hääletused on siutsud, nagu väikestel lindudel. Ja siis, kui nad on pigem sellised siutsud, siis need on rahulikumad helid. Aga samas nad võivad näiteks ka karjuda, mis on päris kummaline heli. Ja tõesti tähendab, et midagi neid väga ärritus. Või kui näiteks 2 marmosetti kaklesid omavahel ja üks otsustas alistuda teisele, siis see kaotanud marmosett natukene karjub, et oleks aru saadav, et ma annan alla, sina oled võidumees või võidunaine, et mis iganes. Marmosetid, nad elavad looduses peredes, kus on 3–15 isendit, aga kõige optimaalsem arv on tavaliselt 9. Ja siis sellises perekonnas on tavaliselt 2 emast, kes paarituvad, ja 1 isane, kes paaritub. Ja siis ülejäänud isendid selles grupis on nende sugulased, kas või lapsed või vanemad. Ja kui mõni emane, kes ei ole nii-öelda dominantne emane ehk paarituv emane, kui mõni teine emane samuti otsustab paarituda ja saab tiineks ja siis veelgi poegib, siis tihtipeale need dominantsed emased tapavad selliseid illegitiimseid poegi ära. Nii et võib tunduda, et väga nunnud ja armsad loomakesed, aga neil on ka vägivaldsed joont iseloomus. Ja tegelikult nad ei ole taimetoitlased või pudukatoidulised ainult, vaid nad söövad ka liha. Näiteks hea meelega söövad väikseid imetajaid või lindu või linnumune. Kindlasti söövad kõiki, keda nad kätte saavad. Putukad on tõepoolest neile väga tähtis toiduallikas, aga samas üks väga tähtis toiduallikas on puuvaik. Ehk neil marmosettidel on väga teravad esihambad. Ja need alumised esihambad, nad on ka päris pikad ja nendega nad närivad läbi puukoord ja siis joovadki seda puuvaiku. Seda veel kutsutakse kummiks. Ja tehistingimustes seda kummi
peab siis neile ka andma. Et meie loomaaiad saab seda sellistes spetsiaalsetes graanulites ja siis me lahustame seda veega. Tiina, et kui soe neile kõige parem soojus on, võt kahjuks mina jään seda vastust võlgu, sest ma ei ole suuteline arvuid peas hoidma. Jah, ma lihtsalt unustan kõik numbrid ära, mida ma kunagi lugesin. Nii et kui see ülekanne saab otsa, siis ma otsin teile seda vastuse välja. Aga vot Nella, et mitu poega marmoseid tavaliselt korraga saab, tavaliselt 2. Tegelikult see on isegi oodatud, et kui üks emane poegib, siis tal tulevad kaksikud. Et kui ainult üks poeg, siis see on tõesti haruldane. Ja kui need pojad tulevad, siis ilmselgelt imetab neid nende ema, aga vot kasvatab poegi isane. Ja kui poeg on siis 2 korraga, siis selleks neid teisi sugulasi selles grupis ongi vaja. Aga ikkagi, kui näiteks ühe kaksikutest kasvatab isa, siis teisest kaksikust hoolitseb ikkagi mõni isane sugulane. Ehk emased nad lapsi ei kasvata. Jah, emane juba poegis. Ta oli tiinne 5 kuud. Kujutage ette, et nad elavad umbes 10 aastat. Ja siis nad on tiinnet 5 kuud. See on ikkagi üks pikk periood nende elus. Ja kui te olete siis edukalt poja ära sünnitanud, siis võiks ka natukene puhata, et las need isased hoolitsevad lastest. Ja tegelikult see on üks hea viis, kuidas aru saada, kas tegu on emase või isase marmosetiga, sest neil ei ole soolist dümorfismi, ehk siis emased ja isased näevad mitte samasugused, aga väga-väga sarnased välja, isegi nende välised suguelundid on väga sarnased. Aga kindlasti, et kui te näete, et ühe täiskasvanu marmoseti seljas on mõni väike eluke, siis see täiskasvanu marmosett on kindlasti isane. Siin jällegi väga hästi näha seda suurt kõrva. Aga mis mulle veel tundub huvitav, et põhimõtteliselt nagu kui see ei ole esimene ülekanne, millega te ühinesite, siis te teate, et need ülekannet on lihtsalt otsene vaade mulle pähe, et mis mulle tundub huvitav, sellest ma siis räägingi. Oi jaa, sa kakkas ka natukene, aitäh sulle, et see oli tõesti väga lahe. Näete seal? Jah, et kuna kõik vetsupaber on poest välja ostetud, siis ka temal ei ole midagi pühkida. Nii et kas on teil häbi?
kes oled kogu WC-paberit välja ostnud. Aga siis, et kõik isased marmosetid on värvipimedad ja täpsemalt nad näevad värve, aga nad ei erista roheliste ja punaste ja pruuni värvi. Nii et kõik sellised värvid on sellised, näete see maiake, kui ükskõik, kas teie ise olete värvipime, sellist värvi umbes on marmosettide jaoks kõik punased ja kõik rohelised asjad. Ja siis niimoodi on kõikidel isastel ja ka mõnedel emastel, aga enamus emaseid ikkagi eristavad värve. Ja miks see mulle nii huvitav tundub, sest kui me vaatame inimesi, siin on üks lähedal, tere, ühtki lähedal istuvat marmosetti me ei lase käest välja. Et kui me vaatame inimeste nägemist, siis isaste seas värvipimedus on levinum kui emaste seas. Nii et tundub, et see on mingi primaatide selline kiiks, et emastele on tähtsam eristada punast ja rohelist värvi. Ja on mitu teooriat, et miks see niimoodi on. Ja põhimõtteliselt, et milleks üldse siis eristada punast värvi looduses. Näiteks, kui te sööte puuvilju ja teil on tähtis teada, kas see puuvilju on toore või juba söögiks valmis, siis need valmis puuviljad, nad on tavaliselt punakad sellised. Näete, mingid suured ussid seal üleval. Nii et kui te eristate punast, siis te leiate kõige maitsvamad puuviljad endale. Aga samas on näiteks selline teooria, et mõnedel primaatidel näod on paljad. Et te võite katsuda praegu ka oma nägu, kui teie käed on puhtad. Ja vabandust, me katsume oma nägu terve ülekanne vältel. Aga siis, et kui nägu ei ole eriti karvane, siis see tähendab, et kui teil on tugevad emotsioonid, siis võib-olla te punastate. Ja siis sellised punad põõsad, nad annavad märku ka teistele primaatidele, kes on ümberringi, et teie süda peksab kiiremini, et te elate midagi läbi ja siis see on kas või elevus või see on agressioon või mingi rõõm või mis iganes, aga igatahes see aitab kommunikatsioonis. See ongi selline visuaalne kommunikatsioon, et kindlasti see ei ole nii tähtis marmosettide jaoks, ka nende näod ei ole paljad, aga kui me räägime kõikidest primaatidest, siis tõepoolest võib olla just paljad põõsad ja punane veri on aidanud meile tugevaid sidemeid luua oma sugulastega. Nella küsis tükk aega tagasi, mida loomaaias marmosettidele süüa antakse. Väga hea küsimus, aitäh. Et marmosettidel on päris mitmekesine toidulaud. Nad söövad putukaid ja nende seas siis need samad jahuussid, aga samas ka
issand, kuidas neid kutsutakse, erinevad ritsikad, kilgid, aga kindlasti nad söövad ka puuvilju, no ja siis seda puuvaiku. Looduses see puuvaik on erilise tähtsusega marmosettide jaoks, sest nagu te teate, kui olete kunagi puuvilja söönud, siis puuviljad ei kasva terve aasta läbi. Et on olemas perioodid, kui puuvilju ei ole. Aga mida alati on puid. Ja puude sees on alati seda puuvaiku. Et mõnikord see on, kuidas öelda, nagu voolav selline puuvaik, aga mõnikord puud magavad talveperioodil, siis puuvaik on ikkagi sees, lihtsalt see ei voole nii kiiresti. Et nii et nad siis närivad seda puukoort läbi oma hammastega ja joovad seda puuvaiku ka talveperioodil. Mina siin lugesin eile vist, et kui praegu kevadel minna loodusesse ja panna stetoskoopi, teate see asjakene, millega arstid teie kopsud läbi kuulavad. Kui seda asjanduse panna puu vastu või kui teil on väga suured kõrvad, väga tundlikud kõrvad, siis pange lihtsalt neid puu vastu. Ja siis te kuulate, kuidas see puumahl, puuvaik seal, mitte puuvaik, ikkagi puumahl, kuidas see ärkab ja kuidas see liigub alt ülesse, ehk see liigub juurtest oksteni selleks, et lehed kasvaksid. Helis, et neile meeldib lambi küljes rippuda, sest seal on soe. Või seepärast, et ahvid on. Nagu mulle ka meeldib aeg-ajalt lambi küljes rippuda. Aga kohe ma näitan teile, et kus meie marmosetid magavad. Mina hakkasin liikuma ja nemad hakkasid omavahel suhtlema ka. Et vaata, see suur kahejalgne loom liigub. Vot seal on ka üks elukas. Ja siit on juba siis see foyer sein, aga mina hakkan karjuma nüüd pulga otsa. Aga just see oks, mida te näete, seal siis nad magavad. Ja magavad nad ühes suures pundis üks teise peal, sest niimoodi on soem, niimoodi on mõnusam ja ka turvalisem. Magavad kindlasti puu otsas, sest kui te olete üks selline tore marmosett, siis väga paljud tahaksid teid ära süüa, nagu näiteks erinevad röövlinnud või maad või kaslased või kärplased. Voot, see oligi siis selline hoiatav hüüe. Ja ma näen, et üks marmosett siin tuli kohale hüüe peale ja ka teised seal natukene aktiviseerusid.
suhtlemine käib. Ja nad isegi võivad kombineerida erinevaid hääletsusi kokku. Ja nad tavaliselt kombineerivad neid kindlas järjestuses, et näiteks alguses on selline heli nagu ja siis väike selline vilin, ja nad ei kasuta neid teises järjestuses, mis tähendab, et neil on algne, või mitte algne, nagu, miks me peaksime neid alavääristama, et neil on arusaama syntaksist. Ehk nagu ka näiteks eesti keeles, et tegusõnad peaksid olema lause alguses kuskil esimesel, teisel kohal, kui ma ei eksi, siis see on süntaks ja ka neil on oma süntaks. Nende lemmiktoit on ikka jahuussid ja võib-olla teised putukad. Kohe ma proovin stabiliseeruda seda pilti. Jaa, tundub, et kui kogu toit on ära söödud, siis ka mina lõpuks hakkasin neile natukene tähtsam olema. Kõige rohkem, kes neid ohustab looduses? No ma ei taha teid selle mõttega ära töötada, aga ikka inimesed, sest võib-olla me ei küti neid nii palju, et marmosette natukene ikka nagu püütakse loodusest välja, aga see on lemmiklooma äri jaoks. Aga me ohustame neid niimoodi, et kui nad elavad vihmametsas, siis te teate küll, et vihmametsadel praegu eriti hästi ei lähe, et see keskkond saab vaesemaks ja nad elavad Brasiilias. Brasiilias olid suured tulekahjud eelmisel aastal. Nii et kindlasti kliimamuutused ja üldse inimeste toimingud looduslikus keskkonnas, need on need faktorid, mis ohustavad neid kõige rohkem ja just elupaikade hävimine. Mis on marmosettidele mürgine? See on väga hea küsimus. Ma ei tea. Toksiline keskkond perekonnas on neile mürgine kindlasti. Et kahjuks jään seda vastusega olgu, et mis neil mürgine on. Aga peale inimese, jällegi, et maod, kärblased, röövlinnud ja kaslased. Et need on need loomagrupid, kes neid küttivad. Eliis, et kui nad elavad looduses, siis ühes grupis on 3-15 loomakest, aga selline kõige tavapärasem arv on 9. Ja mina siin märkasin, et vabandust, see on minu akupanka juhi, et need on vutimuna koored ehk meil loomaias. Neile antakse ka aeg-ajalt vutimune. Me lähme nüüd tagasi, sest tundub, et nemad ka kõik nüüd seal on. Ja tšau. Kus on see? Näete, neil on seal jalgpall, selline suur ja auguga. Nagu ka kõik teised majakesed, mis siin on, näiteks see majakene ja see pajupallike, see on siis keskkonna rikastamine. Et neil oleks kuhu peitu minna või et meil oleks kuhu toitu neile panna. Ja üldse, et nende elu oleks põnev.
aga tundub, et see kindermuna on ikkagi suletud. Nad oskavad neid avada küll, et see ei ole esimene kord, kui nad seda kindermuna näevad, aga tundub, et täna neil ei ole tuju eriti suurt vaeva näha selleks, et toidu saada. Okei, armsad inimesed, aga kui teil ei ole just mõni väga pakilist küsimust ja ma hoian väikese pausi. Tundub, et ei ole. Aga okei, mis siin fookusega toimub? Kohe ma leian mõne loomake, kelle poole sihida. Okei, niimoodi. Jah, siis... Ei, lambi poole. Jah, aitäh siis teile, et ühinesite täna meiega. Jah, loodetavasti siis jahuusside kook teile meeldis, mida me teile pakkusime. Ja just, see on siis teile hüvasti ka meie marmosettidelt. Et aitäh, et ühinesite. Näeme teid järgmisel nädalal, et püsige terved, püsige kodus ja nägemist.